Tere! Minu nimi on Jaanus ning siin me räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Kas sa oled kunagi tundnud, et oled pidevalt pinges, muretsid millegi pärast või tunned, et sul pole enam energiat? Sageli kasutatakse sõnu stress, ärevus ja läbipõlemine nii, nagu need tähendaksid ühte ja sama asja. Tegelikult kirjeldavad need aga 3 erinevat nähtust. Selles videos vaatamegi, mis neil vahet on, kuidas neid ära tunda ja millal tasub neile rohkem tähelepanu pöörata. Stress on keha ja vaimu loomulik reaktsioon olukorrale, mis nõuab meilt rohkem energiat, tähelepanu või kohanemist. Kui meie aju tajub, et ees on midagi olulist, keerulist või potentsiaalselt ohtlikku, käivitub organismis stressireaktsioon. Selle käigus vabanevad erinevad stressihormoonid, nagu näiteks adrenaliin ja kortisoon, mis aitavad meil olukorraga toime tulla. Süda hakkab kiiremini lööma, tähelepanu muutub teravamaks, lihased valmistuvad tegutsemiseks ja keha mobiliseerib rohkem energiat. Evolutsiooniliselt aitas see reaktsioon inimestel ohtlikel olukordades ellu jääda, kuid tänapäeval võivad sama reaktsiooni käivitada ka eksamid, tööintervjuud, tähtsad esinemised või keerulised suhted. Stress ise ei ole halb. Tegelikult võib mõõdukas stress aidata meil paremini keskenduda, motiveerida tegutsema ja saavutada häid tulemusi. Probleemid tekivad siis, kui stress kestab liiga kaua või kui inimene ei saa piisavalt puhata ja taastuda. Tavaliselt on stressil olemas konkreetne põhjus või olukord. Kui see olukord möödub ja inimene saab taastuda, väheneb ka stressireaktsioon. Näiteks, kui sul on homme eksam ja sa tunned pinget, mõtled sellele tavaliselt rohkem või tunned kõhus kerget ärevust, siis on see täiesti normaalne stressireaktsioon. Kui eksam saab läbi, väheneb enamasti ka pinge ning keha saab naasta tavapärasesse tasakaalu. Seega ei ole küsimus selles, kuidas stressist täielikult vabaneda. Palju olulisem on õppida stressi märkama ja sellega tervislikult toime tulema. Ärevus on tunne, mis tekib siis, kui meie aju ennustab võimalikku ohtu või probleemi tulevikus. Kui stress on enamasti seotud konkreetse olukorraga siin ja praegu, siis ärevus on sageli seotud sellega, mis võib juhtuda. Meie mõtted liiguvad tulevikku ning aju hakkab valmistuma võimalikeks raskusteks isegi siis, kui reaalselt ohtu hetkel ei ole. Ärevus on samuti täiesti normaalne ja vajalik emotsioon. See aitab meil märgata võimalikke ohte, valmistuda olulisteks sündmusteks ning vältida riske. Ilma ärevuseta võiksime teha palju hooletumaid otsuseid. Ärevuse ajal võivad tekkida nii vaimsed kui ka füüsilised sümptomid. Mõtted võivad muutuda murelikuks või siis hakata korduma. Võib tekkida tunne, et midagi läheb halvasti või et peab olema pidevalt valmis probleemidega tegelema. Keha võib reageerida samamoodi nagu stressi korral. Süda lööb kiiremini, hingamine muutub pinnapealsemaks, kõhus võib tekkida ebamugavustunne, käed võivad väriseda või siis lihased pingesse minna. Erinevalt tavalisest stressist ei pruugi ärevusel alati olla ühte selget põhjust. Mõnikord inimene teab täpselt, mille pärast ta muretseb, kuid vahel on lihtsalt pidev rahutus või ebamäärane tunne, et midagi on valesti. Ärevus muutub probleemiks siis, kui see hakkab segama igapäevaelu, suhteid, õppimist või siis tööd. Kui inimene väldib pidevalt olukordi, kardab tavapäraseid tegevusi või tunneb ärevust suure osa ajast, võib olla tegemist juba ärevushäirega. Kui sul on homme eksam ja sa tunned enne seda pinget, on see normaalne stress. Kui aga sa hakkad 2 nädalat enne eksamit iga päev mõtlema, et kukud kindlasti läbi, ei saa õhtuti magada ja muretsed pidevalt võimalike halbade stsenaariumite pärast, siis on mängus juba rohkem ärevus. Stress on sageli reaktsioon olemasolevale väljakutsele. Ärevus on sageli seotud sellega, mida meie arvates võib tulevikus juhtuda. Läbipõlemine on seisund, mis tekib pikaajalise stressi ja ülekoormuse tagajärjel. See ei teki tavaliselt üleöö ega ühe raske päeva tõttu. Läbipõlemine kujuneb välja siis, kui inimene on pikema aja jooksul pidanud toime tulema suure koormuse, pidevate nõudmiste või vastutusega, kuid tal ei ole olnud piisavalt võimalusi puhata, taastuda ja oma ressursse taastada. Alguses võib inimene tunda, et ta saab kõigega hakkama. Ta pingutab rohkem,
teeb pikemaid päevi ja lükkab puhkuse edasi. Mõnda aega võib see isegi toimida, kuid kui koormus püsib ja taastumist jääb väheks, hakkavad organismi varud tasapisi tühjenema. Läbipõlemise puhul ei ole inimene enam lihtsalt väsinud. Sageli kaasneb sellega sügav emotsionaalne, vaimne ja mõnikord ka füüsiline kurnatus. Tekib tunne, et energiat ei jätku isegi nende asjade jaoks, mis varem pakkusid huvi või rõõmu. Inimene võib muutuda ükskõiksemaks, küünilisemaks või tunda, et tema tegevusel ei ole enam mõtet. Keskendumine võib muutuda raskemaks. Motivatsioon langeb ning isegi lihtsad ülesanded võivad tunduda üle jõu käivad. Läbipõlemine võib mõjutada ka keha, sageli esineb uneprobleeme, pidevat väsimust, peavalu, lihaspingeid või sagedasemat haigestumist. Puhkepäev või üks nädalavahetus ei pruugi enam enesetunnet oluliselt parandada. Oluline on mõista, et läbipõlemine ei tähenda nõrkust ega laiskust. See on märk sellest, et inimese koormus on olnud pikalt suurem kui tema võimalused taastuda. Kujuta ette õpilast, kes on mitu kuud järjest püüdnud parandada hindeid, käinud trennides, osalenud huviringides ja muretsenud tuleviku pärast. Alguses tuli ta kõigega toime, kuid aja jooksul muutus ta järjest väsinumaks. Ühel hetkel ei suutnud ta enam keskenduda. Õppimine ei pakkunud huvi ja isegi hommikul voodist tõusmine tundus raske. See võib olla märk läbipõlemisest. Stress on lühiajaline reaktsioon väljakutsetele. Ärevus on seotud võimalike tulevaste ohtudega. Läbipõlemine on pikaajalise stressi tagajärg, kus inimese energia ja taastumisvarud on oluliselt vähenenud. Kui neid asju võrrelda lihtsalt, siis stress tekib, kui sa mõtled, mul on väga palju õppida ja aega on vähe. Ärevus tekib siis, kui mõtted liiguvad edasi. Mis siis, kui ma läbi kukun? Mis siis, kui ma valmistan teistele pettumuse? Mis siis, kui see mõjutab minu tulevikku? Läbipõlemine võib tekkida siis, kui sa oled kuid või isegi aastaid pidevalt pingutanud, puhanud liiga vähe ja tunned lõpuks, ma ei suuda enam õppida, keskenduda ega ennast motiveerida. Mul lihtsalt ei ole enam energiat. Seega võivad stress, ärevus ja läbipõlemine olla omavahel seotud, kuid need ei tähenda sama asja. Üks võib viia teiseni, kuid tegemist on siiski erinevate nähtustega. Stress, mul on liiga palju teha, ärevus, mis siis, kui midagi läheb valesti, ning läbipõlemine, mul ei ole enam energiat. Kõige tähtsam küsimus, millal tasub tähelepanelik olla? Oluline on mõista, et kõik inimesed kogevad aeg-ajalt stressi, ärevust või väsimust. Need tunded iseenesest ei tähenda, et midagi oleks valesti. Küll aga tasub tähelepanu pöörata siis, kui need hakkavad kestma liiga kaua või mõjutama sinu igapäevaelu. Kui märkad, et pinge ei kao ka pärast puhkust, muretsemine võtab suure osa sinu mõtetest, uni muutub halvemaks, keskendumine raskemaks või sa tunned end pikemat aega emotsionaalselt ja füüsiliselt kurvatuna, siis on see märk, et sinu vaimne tervis vajab rohkem tähelepanu. Mõnikord piisab sellest, kui võtta aeg maha, puhata rohkem või rääkida kellegagi, keda usaldad näiteks. Mõnikord aitab oma mõtete jagamine sõbra, pereliikme või õpetajaga. Aga kui tunned, et sa ei tule enam üksi toime või olukord ei lähe paremaks, siis tasub abi otsida. Nii nagu me lähme arsti juurde füüsilise tervise probleemidega, on täiesti normaalne pöörduda abi saamiseks ka vaimse tervise spetsialisti poole. Abi küsimine ei ole nõrkuse märk. Sageli on see hoopis esimene samm olukorra paremaks muutmisel. Kui sellest videost üks mõte meelde jätta, siis see võiks olla järgmine. Stress, ärevus ja läbipõlemine ei ole sama asi. Stress on loomulik reaktsioon nõudmistele. Ärevus on seotud tuleviku hirmude ja muretsemisega. Läbipõlemine on sageli pikaajalise stressi tagajärg. Mida paremini me oskame neil vahet teha, seda lihtsam on end aidata. Seega küsimus sulle, millist neist kolmest oled sina oma elus kõige rohkem kogenud? Stressi, ärevust
või läbipõlemist. Aitäh teile tähelepanu eest, aitäh selle aja eest, mis te pühendasite selle video vaatamisel ning omalt poolt soovin teile ilusat päeva.